tervitada siin kohviku Trüffel terrassil meie järgmiseid külalisi, kes on siis ansambel Sunlighti liikmed Lauri ja Kristo. Tere õhtust! Tere õhtust! Tere õhtust kõigile! Teie bänd on üsna värske, aasta algusest olete alles tegutsenud, võib-olla kõik televaatajad polegi kuulnud sellist bändi nagu Sunlight. Teil on nüüd võimalik ütelda üks tore reklaamlause enda kohta. Super tantsumuusika, selles mõttes, et me teeme seda, mis meile meeldib, me teeme seda kirega ja ma loodan, et see paistab ka lavalt ja kõikjalt välja ka, et me teeme seda asja tõesti nagu innuga ja südamega, et meloodiline ja kaasakiskuv, ma arvan, on kõige paremad sellised iseloomustavad sõnad selle jaoks. Tantsumuusika on üsna selline lai väljend, sellepärast et mõni mõtleb seal Ladina-Ameerika tantsu, mõni mõtleb siis sellist klubi tantsu, kuhu see jääb? No võib-olla seda päris klubimuusika ei ole, et on niisugune disko rohkem, et 90-ndate stiilis, siis Skandinaavia sugemetega. Ja no, loomulikult sellised lood ka, mis sobiksid ühtaegu nii klubidesse kui ka samas raadiojaamadesse, et ikkagi meie nagu paljud eeskujud on olnud ka väga suured sellised raadiolugude autorid ja tegijad, nii et ma arvan, tavastamisrõõm, et me tuletame väga paljusid häid lugusid meelde just 90-ndatest ja natukene hilisemast ajast. 5 kuud olete koos käinud, kuidas siis tunnete, kas see bändi tegemine on ennast ära õigustanud? Ja kindlasti. Nagu me oleme suured sõbrad juba ammust ajast ja siis me mõtlesime, et nüüd hakkame siis tegema ka muusikat. Ja tegelikult tänaseks on vägagi meil juba olemas esinemisi tellitud ja muidugi tugevalt käib praegu meil stuudiotöö loomulikult, et saada nüüd sügiseks valmis terve täispikk programm. Et see on ka huvitav, et kohe nagu märgati kuidagi ja siis hakati helistama, et kas nagu esinema saab ja noh, tulge siis tehke 1,5 tundi, et meil on 3 laulu, et mida me teeme. Mitu laulu teil tänaseks siis on? Tänaseks on umbes 12 või? Noh, peaaegu 12, et siin mõned veel vajavad natukene tuunimist ja timmimist. 2 lugu me täna siin saates ka kuuleme. Oli juttu sellest, et salvestate, mille see on siis plaat või? No stuudiotöö, et salvestame kõik ilusti sisse, et meil oleks harjutame nad selgeks ja siis kütame Eestimaa peale. No siin oli juttu, et teist keegi on raadios töötanud, kas siis ütleme raadiomuusikat valides jäi selline mulje, et selles valdkonnas, selline 90. aastate diskomuusika, selles valdkonnas on Eestis muusikamaastikul natuke nagu tühimik? Ja ma arvan küll, et on ja. Nii palju, kui meiega nagu ühendust on võetud, just esinema kutsutud, on ka öeldud, et täpselt sellist muusikat oleks vaja, et te teete poisika asja südamega, nii et jätkake samas vaimus. Ja eesti keeles. Ja eesti keeles loomulikult, et see jõuab nagu inimestele kohale, et ma tean, et isegi siin Saksamaa raadiojaamades ja Läänes on samamoodi, et need omama muusikat mängivad jaamad, need on nagu väga-väga populaarsed ja kuulatakse, sakslased ei jäbene seda šlaagrimuusikat ka, nii noored kui vanemad, kõik nagu naudivad seda ja see on hästi meeleolukas ja mõnus ja positiivne, mis on väga tähtis selle asja juures. No millised üritused need on, kuhu teid on kutsutud? Ütlesite, mõned kutsed on olnud, kas juubelid, sünnipäevad, pulmad, mis formaat, pidulikum, natuke selline mittepidulik? Ütleme, et praegu on meil nagu paarid pubid, kes on kinni pannud meie esinemisi. Aga nüüd järgmine on kohe meil jaanipäev ju, kõik on väljas, kõik Eestimaa bändid on jaanipäeval väljas ja meie läheme ka. Et nüüd võime öelda, et meie läheme ka, et kuulume Eestimaa bändide perre kõik. Ja noh, samas ööklubid ka meiega ühendust võtnud ja tore tõesti, et juba suvel saame ka suurtel vabaõhulavadel üles astuda. No olime, alles hiljuti ka tegelikult olime Võrus klubis Tartu. Võeti hästi vastu, super oli. Nii et Sunlight, ansambel, otsida internetist üles, Facebookis kindlasti. Ansambel Sunlight. Nii ja see jaanipäeva esinemine toimub siis kus, või see on kinnine pidu? Metsavenna jaanitulu. Metsavenna talu jah, et see on üks selline traditsiooniline Lõuna-Eesti jaanipäeva pidude koht ja siis nüüd taas elustatakse seda traditsiooni ja seal on nagu väga-väga suured nimed ja tore, et ka meie oleme sinna lisatud. Aitäh! 23. Kristo ja Lauri ja kohe kuuleme ka teie ühe loo ära. Suur tänu tulemast ja kõrget lendu! Ja aitäh kutsumast!